olen, ma olen 23-aastane ja töötan igapäevaselt arvutiga. Mul oli operatsioon eile õhtul. Ma olen tulemustega väga rahul. Ma olen väga hästi. Ma tundsin ennast eile õhtul natukene ebamugavalt, sellepärast et see oli ikkagi operatsioon ja selline liivaterade tunne oli silmas, aga täna on juba täiesti nagu uus inimene ärkad hommikul ülesse. -7-ga oli tegelikult väga raske elada, et ilma prillideta ei saanud põhimõtteliselt mitte midagi teha. Prillid kukkusid peast ära. Läätsedega oli väga ebamugav. Ujumas käia oli võimatu. Meikida võimatu, et kogu aeg pidid sõltuma mingist ebaloomulikust asjast. Selline tõukav jõud, miks ma operatsioonile tulin, olid kõik mu sõbrad, kes ütlesid, et see oli parim otsus nende elus. Ja kuna see pidi olema nii lihtne, nii kiirelt ja see läkski nii kiirelt, et ma ei kahetse absoluutselt sekunditki. Kõige rohkem tekitas minus ebakindlust see, et see oli ikkagi operatsioon. Et see sõna ise on juba nii hirmus, veri ja skalpellid ja mis iganes asjad, et ma olin närvis, aga kuna meil oli hästi hea seltskond, kui me istusime seal ruumis, kus me kõik oma operatsiooni ootasime, siis kogu see pinge nagu langes, sest me olime hästi toetavad, me tegime nalja ja kui esimene inimene oli juba operatsioonilt tagasi tulnud, siis see tegelikult näed, et ta ütleb sulle, et see ei olnud mitte midagi ja see võttis kogu pinge tegelikult maha. Kõik läks väga ladusalt. Ma olin kodus ja ma tundsin juba, et ma näen. Hommikul tegin silmad lahti ja vau, täiesti nagu uuesti sündinud. Et seda sõnadesse panna on väga raske, seda peab ise tundma. Ma ei mäleta täpselt aega, kui kaua mu operatsioon kestis, aga ma võiks öelda, et see ettevalmistusprotsess kestis rohkem kui see päris protsess ise. Et kuskil ma võiks öelda 10 minutit. Ma tundsin ebamugavust ja survet, aga üldjoontes valu kui sellist ei ole. Ebamugavus oligi see, et tegelikult ootama pidi, et sa kuidagi nagu oma peas jõuad nii palju mõtteid ära mõelda nende minutite jooksul, mis sa seal kõikide teistega koos oled ja mõtled, et mis nüüd saama hakkab. Aga mis oli tore, oli see, et meil oli hästi tore tõlgitädi, kes hoidis kätt ja rääkis terve operatsiooni vältel kõikidest asjadest. Nii, nüüd tehakse seda, et väga rahulik ja väga hästi suunatud oli see operatsioon, et kogu aeg öeldi, mis tegema peab, kuidas olema peab ja kõik läheb väga ladusalt. Kohe pärast operatsiooni oli selline tunne, et silmi lahti teha ei saa. Sa ei saa päris täpselt aru, et kas läks nüüd kõik õigesti või see on nagu natuke halb, et sa ei saa silmi lahti teha. Aga kui nagu natuke juba seda pilusad lahti teha ja näed, et okei, ma vist näen, kõik on hästi. Et tegelikult peale operatsiooni oli ikkagi selline pigem positiivsed emotsioonid. Ma tundsin, et mu nägemine on parem kohe pärast operatsiooni, aga kuna öeldi ka, et 2–4 tundi läheb aega, kuni sa päriselt saad normaalselt silmi lahti hoida, siis ma läksin hotelli, panime silmad ilkasid, läks kuskil paar tundi aega, siis ma jäin magama ja ütleme, päris hästi tundsin ma ennast juba täna hommikul, kui ma seda kella siis nii-öelda seina pealt nägin, et see tunne oli vapustav. Ma soovitan operatsiooni kõigile. Ma ütleksin, et need inimesed, kes täna kahtlevad ja mõtlevad, et äkki ikka järgmine aasta või ülejärgmine aasta, siis ei muutu mitte midagi. Tehke see otsus täna ja te näete erinevust ja see erinevus toimub kohe ja see ei tekita igapäevaelus absoluutselt mingit probleeme, et täiesti ma ütlen, et kas nüüd või mitte kunagi, lihtsalt see otsus tuleb vastu võtta ja see asi tuleb ära teha. Kui ma nägin esimest korda operatsiooni reklaami, siis ma tegelikult läksin seda juba ise otsima, aga siis hakkas mul kogu aeg nagu tulema ja meeldetuletus, et kui ma Facebookis ringi vaatasin, siis ma hakkasin vaatama tagasisidet, siis ma hakkasin vaatama erinevate inimeste videosid ja see andis mulle kogu aeg enesekindlust juurde. Ja kui ma kirjutasin siis registratuuri, et ma tahaksin sellel ajal tulla, väga esimene positiivne emotsioon oligi see, et vastus tuli nüüd 20 minutiga, et jah, selline info on selline, millised ettevalmistused peaks tegema ja hästi kiire, see kõik oli väga valutu. Alguses ma otsisin ikkagi ise ja ma kuulsin sellest silmakliinikust oma töökaaslaselt ja oma klassikaaslaselt, et 2 inimeselt tuli see sisend nii-öelda, et minna ja siis ma võtsin nüüd kokku ja panin aja. Administratsiooniga suhtumine oli ülilihtne. Esimese asjana ma kirjutasin inglise keeles, et ma tahan aega saada ja ma olin väga positiivselt üllatunud, et vastus tuli eesti keeles. Et vau, tore. Ja vastus tuli 20 minutiga.
kõikidele küsimustele, mis mul veel olid, mis mul oli vaja teada, kõik küsimused said vastused, et ei olnud sellist asja, et peab ootama või kuidagi hästi suur hoolimine oli nagu sealt poolt, et see ettevalmistusprotsess oli väga kiire ja ka väga operatiivne. Kliinik kohe kirjutas mulle, et bussipiletid ja hotelli reserveeringud on siis nende poolt tehtud. Kuna me valisime ikkagi selle võimaluse, et me tuleme ise oma transpordiga, siis bussipiletid me ei vajanud. Aga hotelli broneering oli ka lihtne, andsime oma eesnimed ja läksime hotelli, kõik oli tehtud, kõik oli olemas, anti toakaardid ja minge, et roheline tuli. Jällegi väga ladusalt, mitte mingisuguseid komplikatsioone. Eeluuringud läksid minu arust kuskil 2 tundi, et me käisime kuskil 8 erinevat kohta läbi. Väga põhjalik oli ja need õed, kes sind kontrollivad, on hästi informatiivsed ja sõbralikud. Nad kogu aeg nagu suunavad sind, räägivad, okei, kõik on hästi, kõik on tore, lähme sinna, nüüd me teeme seda, miks mingid asjad on tehtud ja üldiselt eeluuringud on sellised ja peavadki olema väga põhjalikud, aga pead olema ka kannatlik, et nendega läheb aega. Muutunud on ikkagi terve elukvaliteet ja ma arvan, et ma näen seda, ütleme nii, et täna ma olen ärkvel olnud kuskil 6 tundi, et võib-olla väga suuri kogemusi veel tänase päeva põhjal ei oska öelda, aga üldjoontes ma usun täiesti, et see muudab elu. Kogu protsess algas tegelikult administraatorist, kes minuga kirjavahetuses oli ja nagu ma olen juba maininud, siis see oli kõik väga sujuv. Siia tulles kõik administratsioon võttis mind väga kenasti vastu, suunas, rääkis, kus peab olema. Õed olid toredad, et kogu info kogu aeg liikus ja kui me pidimegi natuke kauem ootama, siis tegelikult kohapeal on ka tõlk, kes kogu aeg on ka selle nii-öelda meie grupi juures. Ja kõik inimesed, kellega me ühes grupis olime, jagasid infot, kõik toetasid, et kogu see protsess tervikuna on väga hästi läbi mõeldud. Keelebarjääri tegelikult ei tunne üldse, et kuna inglise keelt ma oskan, siis sellega ei olnud üldse probleemi. Nüüd, kui kellelgi on mingeid keelebarjääri või tõesti kardab, et su inglise keel ei ole nii heal tasemel või ei oska vene keelt, siis tõlk on tegelikult ka kogu aeg olemas varnast võtta, et seda ei pea üldse kartma, et ma nüüd ei oska või ma ei taha, et tegelikult kõik on olemas, kõik on läbi mõeldud. Ma tõstan 2 kätt üles ja ütlen, et tulge operatsioonile, tegelikult ka. See on täiesti, eesti keeles ei ole selliseid sõnu, mida saaks öelda. Seda tuleb lihtsalt kogeda.